Tervist, mina olen Gard-Gustav Loog ja räägin teile siis natukene enda lõputööst, nimelt kaudtule tabamispunktide tuvastamine masinõppe mudelite abil. Sissejuhatuseks natukene tausta, mida me Ukraina sõjast teame, on see, et droonide ja kaudtule kasutus on massiivne. Varasemad raportid sõjast näitasid ka, et üle 70% kõikidest lahingkannatanutest olid mõjutatud kaudtule poolt. Need, kes ei tea, siis kaudtuli on sisuliselt suurtükituli või mürsk, mis lendab hästi kaugele. Me räägime kümnetest, võib-olla isegi sadadest kilomeetritest ning olgugi, et meil on tänapäeval juba täpsemad relvad, mis suudavad sama efekti anda, nagu ma ütlesin täpsemalt, siis endiselt hoitakse seda kaudtule vahendit, seda vana head suurtükki väga olulise vahendina moodsas sõjas. Ja meie Eesti Kaitseväe kõige parem näide sellest on siis paremal üleval pildil olev K9 GO liikursuurtükk. Ja me tahame, kuna Eesti on väike, meil on vähe ressursse, inimesi, mürske ja relvi, siis me tahame olla nendega võimalikult efektiivsed ja tabada igat sihtmärki iga kord. Seega me peame kasutama masinõpet, et seda saavutada, või vähemalt suurendada seda efektiivsust. Droonid koos objektituvastusmudelitega on võimalik samm sinna suunas. Me saame teoreetiliselt luua autonoomse infovoo sellest. Ning kui mulle siuke idee presenteeriti Kaitseväe Akadeemia poolt, siis ma võtsin selle vastu, kuna olen ise väga huvitatud riigikaitsest ja kaitsetehnoloogiast üleüldiselt. Ehk siis me tahame, et meie kaudtule relvad lasevad täppi või vähemalt siis meil on vaja mingisugust platvormi, mis suudaks meile öelda, kas ta lasi täppi või kui mitte, siis kuhu ja kui palju mööda. Ehk siis selle töö eesmärk oli luua süsteem, mis siis kasutaks drooni pilti ja drooni poolt salvestatud metadatat, et tuvastada need kaudtule tabamused ja asukohastada, et hiljem siis määrata korrektuure otse relvadele. Kaasnesid ka mõned küsimused. Esimene küsimus siis, et milline valitud mudelitest sobiks selleks ülesandeks kõige paremini. Küsimus 2, kuna internetis on hästi palju videoid Ukraina sõjast, kas me saame neid videoid ja neid pilte, neid andmeid ära kasutada selleks ülesandeks, et treenida neid mudeleid. Ja küsimus 3, kas olemasolevatest andmetest või nende kaudu on üldse võimalik adekvaatset geolokaliseerimist sooritada. Selle süsteemi arhitektuur jaguneb suhteliselt siis 4 olulisse etappi. Esimene etapp on siis surveillance või siis jälgimine. Me saadame drooni mingisugust ala jälgima, mida me kavatseme mõjutada siis kaudtule relvadega, olgu see siis mingisugune võtmemaastikupunkt, ristmik, sild või lihtsalt vastase positsioon. See droon hakkab koguma videomaterjali või siis seda striimima ning paralleelselt sellega ka siis edastama enda metadatat, mis sisaldab selle drooni asukohta, kõrgust ning drooni peal oleva kaamerat kontrolliva gimbali mehhanismi siis parameetreid, mis on väga olulised selle arhitektuuri viimases etapis. Videot hakkab skaneerima siis objekti tuvastusmudel, otsides siis plahvatusi meenutavaid objekte. Kui plahvatus on tuvastatud, määrame plahvatuse siis originaalpunkti, inglise keeles siis origin point või impact point. See punkt on siis sisuliselt kaadris pikslite koordinaat, mida me hiljem kasutame siis viitena, et sooritada geolokaliseerimist. Ja geolokaliseerimine toimub siis varasemalt salvestatud metadata kaudu ning kogu selle tööprotsessi väljund ongi siis koordinaadid, mis siis loodetavasti on selle tabamuse koordinaadid. Andmed, mida ma kasutasin, et treenida neid mudeleid, panin kokku ise. Treening ja valideerimisandmed tulid kõik internetist, erinevad videod ja juba kokku pandud andmekogud sarnasteks otstarveteks.
ning testimise andmed tulid siis 100% Eesti Kaitseväe lahinglaskmistest ehk siis reaalsetest use case idest, nendest relvadest, mille tabamusi me tahame päris olukorras siis tuvastada. Ja kõik andmed märgendati või siis kontrolliti käsitsi lõputöö raames. Ja paremal näete siis ka, et kui suure osa tegelikult see online dataset sellest kogu kupatusest tegi, aga jällegi seal oli väga oluline vaadata manuaalselt kõik üle, et seal mingisugust jama sees ei oleks. Mudelid, kasutasin 2 peamist mudeli siis perekonda, YOLO ja siis Real-Time Detection Transformer. YOLO on üldiselt väga hästi tuntud oma kiiruse ja täpsuse poolest, kasutasin nano, small, medium ja large'i variatsioone sellest. Transformeri mudel on siis ehituselt veidi keerulisem, küll aga lubab ta siis paremat üleüldist stseeni ülevaadet mudeli poolt. Asukohastamine toimus ka sisuliselt 4 erinevas etapis. See piksel, mille me saavutasime siis bounding boxiga, me loome sellest pikslist kaamera kiire, ehk siis sihuke kujutletav laser, mis liigub siis sellest kohast, kus see piksel asus kaadris välja. Me pikendame seda laserit lõpmatuseni. Me keerame selle laseri õiges suunas, kasutades siis selle gimbali jaw parameetrit, mis on sisuliselt kui palju vasakule või paremale ta vaatab. Seda saab võrrelda kui kompassi osutiga. Ja kasutades siis seda kaamera kiirt ja drooni kõrguse kaudu saadud siis seda maapinna asukohta, me saame need 2 joont, see oranž ja roheline katkendikjoon ristata ning selle ristamispunkti me saame siis olemasolevate valemitega teisendada GPS-koordinaadiks. Niisiis tulemustest. Mudelitest osutus valituks siis Transformeri mudel puhtalt sellepärast, et ta meenutusvõime oli 4-6 korda kõrgem kui YOLO oma. YOLO omadel oli tõepoolest kiirem siis inference time, küll aga me tunneme, et mõistlikum oleks kasutada mudelit, mis annaks siis kas või neid valesid häireid selle asemel, et magada maha siis päris plahvatust. Ehk siis jah, Transformeri mudel oli valitud. Asukohastamise mõttes meil oli vähe andmeid, et seda päriselt uurida, ehk siis täpselt seda errori põhjust ei leidnud, küll aga hüpoteesid on, et mida järsem on see pitch või nurk, mille alt sa seda vaatad, seda plahvatust, siis seda täpsem on asukohastamine. Stabiilne telemeetria, ehk siis droon peab olema paigal samal ajal, kui ta vaatleb seda võtmemaastikku. Meil olid siis anomaaliad, kus droon liikus samal ajal, kui tuvastus toimus ja selle arvelt kõikus tulemus marginaalselt. Ning ekraani keskel olevad tabamused, ekraani keskelt tuvastatud tabamused osutusid siis ka veidikene täpsemateks. Süsteem töös, siin on siis väike kuvatõmmis sellest prototüüp user interface'ist. Roheline kast on siis kinnitatud plahvatus. Selle sees on siis punane täpp, mis tähistab siis seda origin pointi, impact pointi. Kollane, sisuliselt selles näites on kollane rist siis sihtmärk, et mille kaudu saab siis korrigeerimist teha ja üleval vasakul on siis muu olulised andmed. Ja siis kokkuvõtteks RT-DETER-L osutus valituks, kiirus saab juurde timmida, kasutades siis kaadrite vahele jätmist või frame skip imist ja liikumisanduri implementeerimist, ehk siis kogu aeg ei pea see mudel skanneerima seda videot, saab siis skanneerida, kui reaalselt midagi juhtub. Ja interneti videoid osati saab kasutada, aga nad ei esinda meie siis olusid nii hästi.
asukohastamine toimib ainult, et tõestuskontseptsiooni tasemel ja lennuplaneerimine, ehk siis droon peab olema paigal, ehk siis lennuplaneerimine on ülimalt oluline. Edasised sammud on siis rohkem lahinguid esindavaid andmeid, maastikumudeli implementeerimine, et täpsemaks saada geolokaliseerimist, telemeetria stabiilsusfilter, selle saab vahetada praegu lennuplaneerimisega, aga termokaamerate integreerimine ja puhtalt pildipõhine geolokatsioon on need edasised sammud, mille poole me püüdleme. Ja loomulikult siis teiste mudelite testimine ka. Teen veits propagandat ka, ehk siis kui keegi tahab samuti riigikaitsesse panustada, on samade huvidega nagu mina, siis võta minuga ühendust, saad selle meili pärast kätte. Ja aitäh, küsimusi ma siis ei võta. Aitäh.